No nii, et kui te mind nüüd näete selle ilusa mütsiga, siis ma olen ilusasti mägedest tagasi jõudnud, et olete kindlasti juba näinud, et ma seal käisin ja kuhu sa ikka peale mägede käiku tuled, kui ikka mõnusalt sõpradega kala püüdma. Liiva kivipaljandeid vaatama. Jah, et ärme unusta ära, milline kaunis imeline on meie Eestimaa loodus ja siin Võhandu jõel tegelikult me näeme siis Eestimaa safarit. Siia saab tulla romantikat tegema, siia saab tulla kala püüdma, siia saab tulla kanuuga seiklema, mis iganes. Nii et täna meid võõrustabki meie hea sõber Alvar. Oleme siis Võukülas. Ma usun, et paljud teist on kursis ja kes kursis ei ole, siis peregalooduses.ee vaadake, saate broneerida ka endale siia mõnusa elamuse. Et pakkumisel on ka ööbimine, pakkumisel on kalapüüki, naudinguid, retke, jõel, looduses, valikuid on mitmeid. Ja siis Kelly sai ka nüüd meil täna siis värske spinningu endale. Esimest korda siis püüab sellega, roovaba lant on ka otsas. Ja siin me siis niimoodi toimetame, et ilus ilm, ega see ilm on ka nagu bingoloto. Täna on siis kolmapäev, me tegime spetsiaalselt endale vabaks, et siin oli üks kibe tööaeg, sellepärast vahepeal videosid ei tulnud ka, et oli palju toimetusi ja nüüd on see nagu bingoloto, et täna on päike, homme tuleb vihm ja ülehomme tuleb päikest ja peale vihm, et see sistimine on väga tähtis. Küsime kohe peremehelt ka, et mis on need põhilised põhjused, miks tulla siia puhkama ja keda siia ootad? No, ütleme niimoodi, et Põhja-Eestis ja Kesk-Eestis sellist loodust ei ole nagu siin. Siin on selline teistmoodi värk, et need liivapaljandid, hästi kurviline jõgi, mis siin Lõuna-Eestis veel on? Rahu ja vaikus, siin ei ole nii palju rahvast, et kui ma kuskil mujal veekogudel kalal olen käinud seal Harjumaal või niimoodi, siis kogu aeg põrkad kellegiga kokku. Aga siin puhtam on, teisi kalamehi pole, rahu, vaikus ja loodus on ikkagi sükene nagu täitsa teine juba. Et ei oskagi nagu hetkel midagi muud. See olid juba väga head põhjused, miks tulla. Nii et tuleb broneerida, toksige sisse ja broneerige. Praegu on veel vabu kohti. Siin ka muidugi on. Jah. Nii, nüüd läks actioni. Vossa vana paga. Jaa, 2-kilone poiss vähemalt. Vossa, kurat. Tulge siia, rentige paat. Võtke mootor ka paadi peale kindlasti. Paar piknikukorv kaasa ja muu. Jah, lisatasu eest saate älli ka kaasa. Jah. Ja saate äkki mõne haugigi. Jah, täitsa lõpp, praegu tuli ju siin ligi 3-kilone haug. No, selle saate endale trofee seina peale. Ja vaadata magamistoas näiteks voodi vastas. Väga ilus. Mina ei tea, kuidas teistel on, aga minul on küll neid tööpingeid ja muremõtteid nagu juba üksjagu siia jõkke ära kukkunud. Kuidagi enne kergemaks läheb. Ma ei tea, kas on see päikseline juunikuu algus, mis on kõik nii lohvakas, värvikas, elav, linnud laulavad, mõnus meeleolu. Ja vaatame nüüd on maandumine. Muideks, siin on alati võimalik randuda nii, et kellel on number 1 või number 2, siis saab alati ära käia. Võite tulla kas oma telgiga. Võtate telgi kaasa, siis rendite endale paadi ja siis ööbite siin. Ja jälle järgmine päev lähete tagasi sadamasse. Täiesti võimalik, mõnus, ilus. Naudite seda ilusat vaadet, teete romantikat, vein, fuett, hea mõnus juust, viinamarjad. Juustu, hallitanud vorsti, käärind mahla. Õige, kõik, mis hallitab ja käärind, võtate kaasa ja naudite. Vot, lapsed jätate vanavanemate juurde.
ei, lastehoid. Ja siin on ju lastehoid ka. On ju. Kasvanud vee peal on lapsed minuga. Jah, täpselt. Lastehoiu teenust pakutakse ka, nii et ärge selle pärast muretsege. Saate oma romantika ära teha. Aga teie tahate vist mindagi seda romantika kohta uurima. Saadame luurele. Ma tahtsin üles. Saadame luurele. Teised on seal all kuskil. Nii, aga meie sõidame aina rohkem siis paisu poole ja seda laiemaks jõgi läheb ja seda laiemaks lähevad ka sopid. Praegu on siis selline lugu, et Kelly sai kala. See on lant või? Ma vaatasin kohe esmalt, et sa said kala. Nii, pane käsi ka kõrvale, siis sa saad aru. Vot, sellisega nüüd püüame võhandu hirmsaid tonte. 0,7 on ju vähe, me tahaks ikka suuremaid saada. Ahah, jah. Igatahes väga kena kaunis, mis see kell on 5:30, väga ilus. Ja nüüd ega mina ka panen, võt siin vahepeal on siin vanakooli metalle ja siis selle asemel, mis siin meil on. Võtsime ka neid roovaba. Siin on wooblerit, siin on pöörlevat silikooni. Paneme siis selle roovaba siin natukene heinaseme. Nii, päike on veel ikka mõnus. Ma ei tea, mis see kell on, kell saab 7 või? 7 läbi juba. Ja 5+. Ei ole midagi siin öelda. Nii et tulge ka. Kus peale panna neid? Nii, kala on nüüd Alvari poolt sisikonnatuks tehtud. Nüüd läheb haugi fileerimiseks ja vaatame, õpime meistrist. Aga selles mõttes ribidest jäi nii palju järgi. Jaa, Alvar teeb siin ka teile fileerimiskoolitust. Vaata nüüd. Saate kala kätte, siis saate fileerida ja tulge ikka. Ja kiskus käest ära. Kassile ka midagi. No näete, meister tegi nüüd 2 sellist gurmeetükki. Kõik, kes te olete nüüd restaurandides käinud, teate, et ega see 15–20 eurot maksev kalapraad, ega see niisama ei tule. Enne peab üks kohalik võhandumees selle kala kinni püüdma, ära fileerima, kokale saatma ja alles siis saate seda koos spargliga maitsta. Teeme väikse ribi. Alvar teeb seal üleval gaasi ja pliidi peale, vaatame, teeb siis haugi. Nüüd te natukene näete dubleeruvust, aga kõik teie, kes ei jälgi veel Perega looduses kanalit, siis teie jaoks on võib-olla uus. Ja. Näete. Nüüd te näete kõrval, kuidas Alvar videot teeb. Meister kokk möllamas. Mõtle maitseelamuste koda, et rendite paadi, näete, püüate haugi kinni, tulete haugiga siia ja siis alles kõik algab. Alvar juhendab teid, kuidas fileerida, kuidas maitsestada, mida sinna kõrvale süüa veel, mis head veini või head õlut kõrvale võtta, kõik margid, soovitused ja siis tuleb lõppvalmistamine, serveering ja vaade. Nii et mõtelge, täispakett. Suurepärane. Ei olegi nii head haugi saanud, ühesõnaga me ei olegi üldse haugi saanud, kes on kõik meie kalastusvideod ära näinud, siis ega me saab midagi paremat kui särgi ja ahveid ei olegi saanud, ja küll me saame, kui aeg õige on. Näed, Kelly siin ikka proovib. Siit pidavat nüüd talle tulema, ma ei teagi, mis sa püüad? Mis on sinu plaan? Latikas? Et panna vastu latikat, jah? Ma ei tea, linaskit äkki. Linaskit ju ka. Särg, ma ei tea, mõni suur. Aga mis sa siis temaga teed? Ma ei tea, eks näis. Oled juba mõelnud? Ei. Ei ole? Ei ole.
küll me näeme. kuidas see reaalsuse loomine käib, tuleb mõelda juba see viimse detailini läbi, et kas sa riisi paned kõrvale või tatart või suvikõrvitsat, baklažaani ja siis ta tuleb. Ja visualiseerida on vaja. Ja, mis nüüd on? Sul on hea hauk kõrval ja mis sa nüüd teed? Mul on hea reibi ka kõrval. Võtsidki põrsa ka. Nii, õhtu käes. Mis õhtu? Öö käes. Südaöö. Ja nüüd ka proovime siis selle kämpsi ära. Meil on armsalt siin pererahva poolt juba kõik, meil oli kaasas endale magamiskotid ja padjad ja kõik ei mõelnudki, aga meil on kõik armsalt siin valmis pandud. Padjad ja tekk ja kõik on olemas. Ei olegi vaja midagi. Ja võite ka tulla täitsa niisama. Vetsupaberit. Jah, vetsupaberit ka saate. Eks siis hommikul trehvame jälle. Mõnus kämps. Jah. Tšau, hea tööd. Hea tööd. On ilus hommik. Aga jah, kui tulete siis kämpsi puhkama, siis on võimalik vajutada päris mitmes. Ja siis siin hommikul ja õhtul ja lõunal saate mõnusalt varju all olla, grillida, paadiga jõel käia, kala püüda. Noh, palun. Täpselt. Selline see võhandurääbis ongi. Ja siis kui neid saad hästi palju, saad teha seda võhandurääbisest päikeseketast. Kes teab, see teab, milline rääbise päikeseketas. Nii, nüüd on kõik meistrid kohal. Ja keskendume siis ikkagi võhandurääbisele. Ja ma arvan, et Kelly sai endale nüüd uue tehnoloogia. Sina veel said? Mina hakkan saama alles. Sina hakkad saama. Kõigepealt panid mulle. Ma vaatan enne, kuidas sulda välja hakkab nägema. Vot selle konstruktsiooniga, Alvar andis meile neid kaasa ka, saame kiiremini siis erinevas suuruses konkse otsa panna. Et ega ma ei ole ka mõelnud nii palju selle peale, et siis ongi vahetamist rohkem, muidu ei vaheta. Hakkad mõtlema, et mis ma tast ära kisun ja panin ta juba sinna ja küll ta käib kah järgmised aastad kas või suurem konks või väiksem konks. Elus sööta nüüd üks jagu. Nii, egas midagi, nüüd on jälle jõele minek. Lähevad unnad ka sisse ja loobime veel ilma ta, et hoiab. Nüüd lähevad unnad sisse. Võtame siit ühe. See on nüüd see vetikas, mida korealased ja kõik hästi söövad, kui ära kuivatatakse, et on hästi maitsev. Mis siin toimub? Kuule, sa said selle Alvari landi kätte või? Näitab, jah, Kelly esimene haug. Nii, näed, tubli töö. Nüüd läheb tagasi vette. Nii, näete, oleme tagasi reisisafarilt ja vihma sadas vahepeal, aga tühja sellest igatahes. Jälle me natukene püüame, sai söödapallid sisse visatud, tuleb igasugu kala, nurgu ja siis tuleb särge. Siin on latikaid, linaskit, haugist me ei hakka rääkima, meil on veel unnad sees, ka elussöödaga. Ja näete, selline terviklik, rikkalik ülevaade teile, mida kõike saate ise ka kogema tulla, nii et perega looduses.ee sisse toksida
vaadake, kuna veel vabu päevi on, ega need kõik lähevad seal punasesse ja broneerige ära, olge kiired, nobedad ning tulge siia. Nägid, tuli jälle. Kalaga lõpetada. Ja, tšau. Tšau.